Juhul kui siin on mõni OnePlusi fanboy, siis Poco kontseptsioon on talle väga tuttav. Kohe seletan miks, aga esmalt vaatame, mis seadmega üldse tegu on. Rohkem kui 6-tolline ekraan. Maailma üks kiiremaid protsessoreid, Snapdragon 845. 12 megapiksline kaamera taga ning 5 megapiksline ees. Mikro SD pesa, Quick Charge 3.0, mis Note 9-ga sama suurt 4000 mAh akut on võimeline kiiresti laadima. Treenitud silm mõistab, et jõudluse osas on Poco premium ja luksusklassi seadmetega võrdne. Märkimisväärseks teeb selle kõik aga hind, vähem kui 400 eurot, mis on 2–3 korda soodsam sama võimekatest lipulaevadest. Inimesed, kes Poco kohta guugeldanud, teavad, et tegelikult saab selle seadme oluliselt odavamalt kätte, kui Eestis pakutakse. Enne välismaalt tellimist soovitan süveneda, et LTE ja kõik muud olulised asjad ka meie regioonis töötaks. Mis seos on aga Pocol OnePlusiga? OnePlus tõi mõned aastad tagasi välja toote nimega lipulaeva tapja, mida müüdi samuti 2–3 korda odavamalt tollastest lipulaevadest, keda tappa üritati. Täna on OnePlus saanud korraliku fänniklubi, tänu millele on seadmete hinnad korralikult tõusnud. OnePlus ei tooda enam keskklassi seadmeid. Kas sina oled varem OnePlusist kuulnud? Viska meile OnePlusi kohta arvamuse alla kommentaaridesse. Poco võtab lipulaeva tapjaga täpselt sama suuna. Jõhker kogus rammi, üks parimaid protsessoreid ja meeletult suur aku ning hinnalt keskklassi masin. Kuidas aga see hind saavutatakse? See on P20 Pro, selle aasta üks populaarsemaid lipulaevu maailmas. Esimene äraandja on ekraan. Huawei ekraan näeb lihtsalt parem välja, mis on loogiline. Poco kasutab odavamat LCD tehnoloogiat, P20 Pro aga AMOLEDi. See ei tähenda, et YouTube'is oma lemmikkanali vaatamine tuleks ära lõpetada. Isegi subscribe nuppu saab vajutada. Kas sa oled juba subscribe'inud? Teine asi on kindlasti kaamera. Huaweiga võrreldes pika arutelu pole. P20 Pro on siiani hoidnud DxO's esikohta. Poco kaamera aplikatsioon aga on väga hästi tehtud. Ülilihtne kasutada. Fotokvaliteet on selline. Klõpsu saab tehtud. Mitte midagi halba. Ehituskvaliteet. Huawei kasutab metalli ja klaasi. Pocophone aga kattis tagumise osa plastikuga, mis kriipse ja kraapse võtab paremini vastu. Aga teisalt on ka pluss. Seade pole nii libe ning tagumine külg ei näe välja nagu koerakuudi aken. Üldine tunnetus on neil erinev. Huawei on läikiv, edev ja käes tõesti kallis seade. Aga Poco lihvib just siin nurki. Paar kohta, kust on veel kokku hoitud. Juhtme vabalt ei lae, kuigi seda ei tee ka imelikul põhjusel P20 Pro. Ning kahjuks pole Poco ei vee ega pritsme kindel. Pole küsimustki, et Huawei on neis eelnevates asjades peajagu üle. Aga selle eest tuleb ka 2 korda kõrgemat hinda maksta. Nii et paberi peal on Poco tegelikult konkurentsis, väikeste mööndustega. Käes on seade asjalik ning ei tundu maru odav. Ekraan on suur ning uudiste ja info tarbimine väga mõnus. Sõrmejälje ja luger on õiges kohas ja tõesti kiire. Eelmise põlvkonna Androidil on selga aetud Xiaomi enda skin, mis on päris omanäoline ja tänu meeletule jõule avab ning sulgab aplikatsioone kiiresti. Siinkohal olen Unbox Therapy'ga nõus. See seade oleks Android One'iga veelgi parem. Esmasel ülevaatusel võib öelda, et tegemist on hästi kokku pandud, kiiresti lippava masinaga, mille nurkade lihvimine ei ole häiriv. Poco poole peakski vaatama inimene, kes otsib just keskklassi seadet, mis üldiseid asju teeb hästi, ei sõltu super headest fotodest ning igapäevaelu ei eelda vihma käest telefoniga rääkimist. Täpselt nii nagu kunagised OnePlusi kummardajad. Viska alla kommentaaridesse oma küsimused, mis sind Pocophone F1 juures ehk painavad või lihtsalt huvitavad. Kas Poco jõuab ka meie keskklassi telefonide top 3? Seda näeb juba 19. oktoobril. Meile Pocophone F1 meeldib, isegi kui nimi on veidi naljakas. Aitäh!